Tere! Selles videos räägin, kuidas Noomi abil inventuuri teha. Enne inventuuri alustamist tasub kõigepealt üle vaadata, kas ladu on sulgemiseks ette valmistatud. Kui kasutate Noomis retsepte, siis tee kõigepealt ära lao planeerimine. Kui retsepte ei kasuta, võib selle sammu vahele jätta ja valida kohe lao sulgemise ettevalmistamine, et kontrollida negatiivsete laojääkide olemasolu. Juhul, kui neid mõne kauba puhul esineb, vaata üle võimalikud põhjused ja likvideeri need enne inventuuri alustamist. Kui eelnevad sammud on tehtud, saad alustada inventuuriga. Selleks vali menüüpuust ladu, hooldus, kalender ja inventuurid. Veendu, et Noomis oleks määratud õige objekt, see, millele reaalselt inventuuri tegema hakkad. Vajadusel saad objekti muuta, vajutades objekti kõrval olevale 3 täpiga nupule. Uue inventuuri lisamiseks vajuta klaviatuuril F5 või kasuta rohelist pluss-nuppu töötluspaneelil. Tekib uus inventuuri rida. Seejärel määra lehe paremas servas inventuuri parameetrid. Väljal kuupäev ja kell on inventuuri kuupäev ja kellaaeg. Seda saad vajadusel muuta valiku aeg abil. Valides inventuuri ajaks päeva alguse, päeva lõpu või kellaaja järgi. Paneme näiteks inventuuri algusajaks kell 12 ja salvestame. Järgmiseks uue perioodi algus. Kui tegemist on selle objekti esimese inventuuriga või soovid laoarvestust otsast peale alustada, vali jah. Uue perioodi algusega inventuuri rida peab olema alati enne ladu mõjutavate dokumentide tegemise alustamist olemas. Valiku jah puhul loetakse inventuuri kogused algjäägi kogusteks. Järgmiste inventuuride puhul vali ei. Siin on näha, et uut perioodi on varasema inventuuri käigus juba alustatud, seega valin ei. Väga oluline inventuuri õnnestumiseks on õigesti määrata inventuuri tüüp. Tüüpi ilma inventuurita kasutatakse laopidamise arvestuse alustamiseks Noomis. Selle inventuuri tüübi puhul laojääke inventuuriga arvele ei võeta. Kui valid inventuuri tüübiks kõigi kaupadega, siis tehakse inventuur kogu laole ning nende kaupade laojäägid nullitakse, mille kogust ei loetud. Kui aga inventuuri tüübiks on määratud ainult valitud kaubad, siis mõjutab see vaid inventuuri valitud kaupu ning teiste kaupade laojääke ei muudeta. Enamasti tehakse inventuur kõigi või ainult valitud kaupadega. Kui kõik parameetrid on paigas, siis salvesta tehtud muudatused ning saamegi alustada inventuuriga, vajutades nupule Invent. Seejärel küsib Noom, kas värskendada inventuuri arvestuslikud kogused. Vasta jah, kui soovid inventuuri sisestamisel näha hetkel kehtivat laojääki. Laojäägi nägemise eelduseks on, et inventuuri tüüp on kõigi kaupadega. Vasta ei, kui soovid teha pime inventuuri ning kehtivat laojääki mitte näha. Kui otseselt pime inventuuri teha pole tarvis, tasub alati vastata siin jah. See on näiteks kasulik juhtudel, kui inventuuri tehakse mitmes osas, et ka varasemalt loetud kaupade arvestuslikud kogused oleks inventuuris õigesti kajastatud. Valiku tegemise järel avaneb inventuuri aken, kuhu sisestatakse inventeeritavad kaubad, nende kogused ja vajadusel ka oma hinnad. Inventuuri andmete sisestamine toimub läbi sisesta välja. Kauba valimiseks inventuuri on mitu erinevat võimalust. Esimene variant on kasutada nuppu F2 ja valida kaup kaubatabelist. Kauba valimiseks võid kasutada ka ribakoodi lugejat, eeldusel, et kaubale on kaubatabelis ribakood lisatud. Ribakoodi võid ka sisesta väljale käsitsi kirjutada ning selle kinnitamiseks vajutada klahvi F11. Ribakoodi lugejaga inventuuri tehes tasub sisse lülitada nupp
barcode +1. Sel juhul suureneb iga ribakoodi lugemisega antud kauba kogus 1 võrra. Kolmas võimalus kauba inventuuri valimiseks on kirjutada sisesta väljale kauba otsikood ning vajutada Enterit. Juhul, kui enne inventuuri alustamist on märgitud inventuuri tüübiks kõigi kaupadega ning kehtiva laojäägi nägemine on lubatud, kuvab noom juba inventuuri alustamisel inventuuri aknas kõiki 0-st erineva laojäägiga kaupu. Kauba koguse lisamiseks kirjuta loetud kogus samuti sisesta väljale ning kinnitamiseks kasuta vastavat nuppu või vajuta klaviatuuril tärn. Seejärel muutub inventuuri ridades kauba loetud kogus. Kui lisad sama kauba kogust mitu korda, siis need liidetakse. Kui aga soovid kogust vähendada, siis sisesta miinusega kogus. Koguste sisestamisel jälgi, et need oleksid loetud õigetes mõõtühikutes. Inventuuri käigus on võimalik ka lisada või muuta kaupade omahindu. Selleks kirjuta omahind sisesta väljale ning vajuta nuppu omahind või vajuta kaldkriipsu klaviatuuril. Kui kõik kaubad saavad loetud ja inventuur tehtud, siis võid akna kinni panna. Inventuuri ridu näed, kui nupp andmed on sisse lülitatud. Vajadusel värskenda. Et inventuuri andmed kajastuksid laoarvestuses, tuleb inventuur ka sulgeda. Selleks kasuta nuppu sulge. Seejärel suletakse kõigepealt ladu kuni inventuuri kuupäevani ning seejärel ka inventuur. Pärast seda on inventuur suletud ning saad selle kohta soovi korral ka erinevaid aruandeid võtta. Tänan!